täna tahan jagada sellist issanda sõna ja loen seda varsti Mattiuse evangeeliumist mäejutlusest, aga kõigepealt lihtsalt Hebra kirja see alguse lugu, kus on öeldud sedasi, et Hebra 1:2, et nüüd päevade lõpul on meile räägitud poja kaudu. Päevade lõpul Jumal räägib oma poja kaudu. Vanasti rääkis ta prohvetite läbi, aga nüüd räägib ta poja kaudu ja sellepärast on väga tähtis, et see räägitud sõna, mis on poja kaudu tulnud, mis on piibliraamatus, et me seda loeksime, et me seda tunneksime, see on väga oluline tähtis. Vaata, Vanas Testamendis see 5. Mooses 28 on üks selline väga armas koht, kus räägitakse, kuidas õnnistused tulevad. Kui sa oled Jumalale kuulekas, kui sa kuulad ja teed seda, vaata, siis on kõik hästi. Vaata, selle Vana Testamendi looga on nõnda. Jumal rääkis prohvetite läbi, Jumal andis Moosese kaudu väga sõna. Aga vaata, seal on nüüd niimoodi, et see tuli, nagu võiks ütelda, nende üksikute inimeste kaudu, kellele Jumal nagu andis selle sõna, kelle kaudu ta oli rääkimas, teised pidid seda meeles pidama. Ütleme, käsku isegi korrati, kui näiteks 5. Moosese raamat on ju tegelikult käsu kordamine. Ja uuesti nagu Mooses räägib rahvale, ütleb, kui te täna seda kuulete ja te peate seda rääkima oma lastele ja üles tõustes ja magama minnes ja teed käies, et see on niivõrd nagu oluline, et see Jumala seadus ei läheks kuidagi meelest ära, sest selle taga on tegelikult õnnistus. Selle järgi tuli ka tegelikult teha. Ja sellepärast on see nii, et aga nüüd on Uue Testamendi aeg, nagu ma ütlesin, et nüüd on Jumal rääkinud oma poja kaudu. Nüüd on põhimõtteliselt on niimoodi, et Jeesus ütles, et ega ma ei tulnud käsku tühjaks tegema. Ta tuli seda täitma. Aga vaata, kui Jeesus tuli täitma, siis ta viis selle asja tegelikult kõrgemale tasemele. Sellepärast, et ta ei tulnud seda kuidagi kehvalt täitma sellisel inimlikul kombel. Sest et põhimõtteliselt oli see inimlikul kombel käsu täitmine, mis Vana Testamendi ajal oli, see oli kõik läbi kukkunud. Kui see oleks saavutanud eesmärgi, siis uut poleks vaja. Sõna räägib väga selgelt. Aga kuna see eesmärk ei täitnud, siis oli vaja tegelikult panna uus leping kehtima ja see oli Jumala plaanides. See vana on vajalik ettevalmistus, sealt me saame teatud suunad kätte, aga see uus, mis on nüüd issanda kaudu meile tulnud, need õpetused on tegelikult väga olulised ja vajalikud. Ja sellepärast täna näed meie jaoks, et kuidas ütelda, et õndsalt elada, on väga tähtis kuulda seda, mida Jeesus on rääkinud, seda mõista, seda tähele panna, selle järgi tegelikult teha. Eks see mäejutlus ju lõpeb sedasi, et nüüd, kes kuuleb ja teeb selle järgi, see rajab ennast kaljule, kes ei tee, see rajab ennast liivale ja kui tulevad tuuled, tormid, kas varised rängalt kokku või jääd sellele alusele püsima, nii et Jeesus rääkis täiesti samamoodi eesmärgiga. Ja nüüd ma täna nagu olen ka just nende õndsaks kiitmiste juures ja sellepärast ütleme, et Uues Testamendis, meil on nagu seda õndsuse nime just nagu tarvitatud või sõna on tarvitatud, et kuidas on inimene on õnnis ja kuidas inimesed need õndsad on. Ja Uues Testamendis mitte ainult siin mäejutluse alguses ei ole seda õndsaks kiitmist või kuidas need asjad käivad, vaid see on nagu läbi tegelikult terve Uue Testamendi on väga palju, ütleme neid momente. Õndsad on need inimesed, kellele isa ennast ilmutab. Peetrusele, kui tuli ilmutus Jeesuse kohta, et ta on messia, õnnis oled sa, Peetrus, et sul on seda ilmutatud. Ja sellepärast, kallid, kui me oleme Jumala käest ilmutusi saanud, siis oleme õndsad inimesed. Ja üldse on õndsad need, kes kuulevad, ütleme, ja näevad ja saavad aru üldse praegusel hetkel, kui Jumala sõna kuulutatakse ja räägitakse. See on väga suur tegelikult õndsus tegelikult, mida Jumala sõna ütleb. Ja õndsad on need, kes usuvad, kes ei näe ja siiski usuvad, nii nagu Jeesus seal Tooma puhul ütles sedasi, et ei näe, aga õndsad on need, kes ei näe ja usuvad. Toomas tahtis, et ma katsun ja siis usun, et Jeesus on üles tõusnud. Kui ma saan oma sõrme pistada haavadesse ja ainult siis. Aga Jeesus ütles, et ei, nii see asi ei ole. Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad. Ja õndsad on need, kellel on ülekohus on anteks antud ja õndsad on need surnud, kes on issandas surnud. Need on õndsad. Need on õndsad, kes on issandas surnud. Vaata, need on õndsad surnud. Surnuajal on hulk õndsaid surnud. Lähed sinna, ütled, siin on hulga õndsaid need, kes on issandas lahkunud. Ja sellepärast Jumal sõna ütleb sedasi, et need on õndsad. Õndsad on need, kes on talle pulmaõhtusöömajale kutsutud. Need on õndsad. See on, kellel on pulmakutse, see on õnnis inimene, et sa oled kutsutud sinna. Ja sellepärast on nii. Õndsad on need, kes on oma rüüd talle veres pesnud. Lihtsalt ma täna
praegusel hetkel vaata need arvutipiibrid, asjad, pane see sõna otsingusse sisse, siis näed tegelikult, kui palju, kaugeltki ma ei jõua täna teile kõiki neid õndsusi siin ette lugeda, sellepärast et see, mis Jumal on tegelikult pakkumas, on väga suur. Vaata, see on tegelikult väga õnnis asi, kui me suudame tegelikult, ütleme, lihtsalt uskuda seda Jumala sõna, seda niimoodi siiralt vastu võtta ja oma siiras südames tegelikult selle järgi toimida ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal täna neid asju tahab meile üle nagu korrata ja vaata, see on selline, ütleme, see õndsuse lugu on väga seotud südamega. Vana Testament ütleb seda, see südamet peab väga hoida. Ja sellepärast on see nii, et lugu on ka selles, et me ei saa lõdvalt võtta, et kuidagi, meil läheks kuidagi väga kergelt see usuelu, et Jeesus on mees kõik ära teinud. Vaata, Taavet juba palus, et ära võta minult ära püha vaimu. Uues Testamentis on samamoodi hoiatused selle koha pealt, et kui pühavaimu kurvastad, võib juhtuda see, et pühavaim lahkub, rääkimata sellest, kui sa pühavaimu pilkad. Ütleme, et kui juhtub selline kole lugu, et sa teadlikult seda teed, et hakkad seda tegema. Ja sellepärast need on kõik tõsised hoiatused. Kallid, ma ütlen, et me oleme kõigeks võimelised, kui lihtsalt tuletada natukese oma südameasja meelde. Enne kui sealt Mattiusest loen, mõtlen Luuka näiteks 6:45 lahti sellise salmi. Ja inimene toob välja head oma heast südame tagavarast ja paha inimene toob paha välja oma paha, sest suu räägib sellest, millest süda on tulmil. Siin on räägitud heast ja halvast inimesest. Ja me siis mõtleme sedasi, et ühed on head ja teised on halvad. Kallid, siin on räägitud üldse inimesest, võiks ütelda sellises mõttes. Kas oskad sa halba teha? Oskad küll. Ütleme, Efesuse kirjas oli nii, et me olime kõik tegelikult need, kes me sellised olime. Ütleme, et siin ei ole, absoluutselt ei ole mitte mingisugust nagu vahet, me vahest nagu mõtleme sedasi, et vaata, meie oleme nüüd need igavesed head inimesed, ja nagu selle koha pealt, ja kuskil on need pahad inimesed. Aga tegelikkuses on niimoodi, et me inimestena, ma mõtlen sedasi, Andrei Šapovalov, tal oli üks eluperiood, ma ei mäletagi, kuidas ta palvetas. Ta palvetas nagu seda, et umbes, et nagu see Jumala kaitse ja asi või et hetkel oleks nagu kõrval, ma ei oska seda täpselt ütelda, aga ta kogemus oli selline. Ta ütles, et ma olin ehmatanud, et millisteks kuritegudeks ja kõigeks põhimõtteliselt ma oleks valmis, kui seda Jumala kaitset ja asja ei oleks meie peal. Ja sellest me näeme, et ega näed, kuningas Saul, alguses, kui tal oli püha vaim, oli okei, aga pärast tappis preestreid, et polnud mingisugune probleem, et löön maha seal mingisuguse 70 preestrit või asja, mitte mingisugust probleemi ei ole. Ja me vahest nagu imestame, et kus kohas see tuleb. Aga teate, me südames on tegelikult kõik. Juba Edenaias oli hea ja kurja tundmise puu ja sellepärast mõlemad asjad on olemas. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie püsime üldse, nagu kuidas ütelda, normaalses elus. Et me, ütleme, et miks sõna peab rääkima, et ära riku abielu. Ütleme, et kui sa oled see hea inimene ja oled juba puhas, ikka räägitakse, et ära riku, tead. Tähendab, et sa võid libiseda sinna, et sa teed seda valet asja. Miks ütleb, et ära varasta ja valeta? Sellepärast, et me oleme võimelised selleks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ka uuesti sündinud inimesed, me peame tegelikult valvama sedasi, et meiega ei juhtuks seda, et see meie vana loomus, sest me loomu poolest olime kõik need vihalapsed. Me vihkasime ja olime vihatavad. Ja sellepärast on see nii, et me vahest nagu unustame nagu selle asja ära, et millist loomust me tegelikult inimesena oleme siin maa peal kandmas. Ja sellepärast on niimoodi, et meile öeldakse, et me peame lõpuni vastu pidama. Me peame võidule jõudma, me ei tohi nagu ütleme, kuidagi lõdvalt võtta sedasi, sest et kui me nagu seda teeme nõnda, siis me võime tegelikult täie kaotusosaliseks saada. Usulaev läheb lihtsalt põhja ja ei ole mitte kui midagi tegelikult head. Aga nagu ütlesin, et loeme neid õndsaks kiitmisi. Ma ei tea, ma ei võta vast järjekorras, ma niisugune tunne, et ma võtan kõigepealt see 5-8, kus on öeldud, et õndsad on puhtad südamelt. See, ütleme, väga tuntud ütlemine, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Nüüd on selline üldse Jeesuse poolt öeldud õndsus. Puhas süda näeb Jumalat. Ja teate, see puhas süda peab nägema kõikjal Jumalat. Sa näed, loed piiblist, leiad üles, kus on Jeesus. Teate, kui ütleme, et me siin hiljuti tuletasime meelde seda jutlust, mida Albert Veksler pidas meile 17. aastal, august 17, kus ta rääkis Jeesusest Vanas Testamendis, eks, et vaata, omavahel oli meil siin, kellega oli seda teemat meil. Ja siis oli selline lugu, et vaata, et sa näed Jeesust. Ütleme, et see on nii tähtis, et sa näiteks, et Luuka 24:44 on öeldud sedasi, et Jeesus ütleb, kui ta räägib seal nende Emmause tee jüngritega, juba on hiljem, teiste jüngritega kõigiga, seal räägib nähtavasti. Ja ta räägib nagu seda, ütleb, et vaata, püha kiri,
on kirjutatud nii, et ma loen selle salmi, eks. Niisiis Jeesus ütles neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma alles olin teiega. Et kõik peab minema täide, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Tema kohta on kirjutatud ja sellepärast on vaata niimoodi, et vaata, Vana Testament kirjutab Jeesusest igas tegelikult raamatus. Ja teate, see on meie rõõm, kui me armastame Issandat, kui me leiame teda tegelikult selle ülesse. Juba see nende ettekuulutuste kaudu. Puhas süda rõõmustab tegelikult Jumala sõna üle. See on super tegelikult, loe 119 laul, kuidas rõõmustatakse lihtsalt sellel ilmutuste teedel, kui need avanevad. Ja sellepärast on see niimoodi, et kas see on meie nagu selline rõõm, et sa leiad sedasi neid seoseid ja asju. Ja sellepärast ma täna täitsa julgustan sedasi, loed piiblit, loe need paralleelkohti ka. No kiitus Jumalale, keegi on vaeva näinud ja nüüd siia alla kirjutanud, et kus saab veel lugeda. Ja see, mis on eestikeelses piiblis, jääb veel väheks. Võta vahest mõned teised tõlked ja asjad. Teate, kui sa niimoodi tegelikult Jumala sõna uurid, siis su rõõm saab lihtsalt tegelikult suureks, kui sa näed seda, nagu seda suurt pilti. Et sa näed sedasi, et kuidas Jumal on tegutsemas, kuidas ta on kõikjal läbi aegade olnud. Me peame Jumalat nägema tegelikult looduses. Me peame Jumalat nägema teistes inimestes, igas inimeses, vahet ei ole, no ütleme, kui alla käinud see inimene ei ole, tegelikult on ta Jumala looming, kõik inimesed. Ja sellepärast me peame nägema igas inimeses tegelikult seda, ütleme, see on ju Jumala poolt antud elu, Jumala poolt kingitud, ütleme, me peame seda nagu nägema. Ja vaata selle loodu koha pealt ongi niimoodi, et meie, kes me usume piiblit, usume maailma loomist. Ma hiljuti olin siin järve ääres, et mehed istusid otsapidi vees, niisuguses madalas vees ja arutasid maailma loomise üle. Siis ütlesid, ei seda piiblit tead, et võtta piiblis on räägitud, et selle 6000 aastaga ja sellega on see maailm loodud ja et seda ei saa ja nemad rääkisid oma miljonitest ja sadadest miljonitest ja istusid seal varvade vees ja arutasid neid asju, sest nad ei näe tegelikult seda. Vaata, osad inimesed elavad siin selles maailmas, et uurida seda loodut ja selgeks teha, et Jumalat ei ole. Vaata, milline eesmärk on. Kaevad maalt, leiad ussi ja ütled, et Jumalat ei ole. Tead, eks, et umbes, et sa igalt poolt tahad seda sõna, et ei ole ju Jumalat, ja tahad mingisugused arheoloogilised kaevamised ja leiad seal mingisuguse skeleti ja värgi ja siis uurid seda ja siis ütled ikka, kuule, et ei ole, tead, et ikka teistmoodi ja kuidagi on. Elad nagu selle nimel. Imelik värk tegelikult. Aga miks üldse seda uurima peavad, et mida ei ole, tead? Et sa pead tõestama sedasi, et midagi ei ole. No see on väga raske ülesanne tegelikult, aga see on nii tagurpidi ülesanne, et sa pead endale midagi selgeks tegema, seda asja, mis tegelikult on, ja sa tahad lihtsalt seda eitada. Ja see on inimese loomuses on tegelikult eitada neid asju, mis talle ei meeldi, mis on tast nagu suuremad, mida ta ei mõista. See on selline lugu, et see on inimlik loomus, aga õndsad on puhtad südamelt ja need näevad Jumalat. Ja sellepärast on see nii, et vaatame loodut, näeme Jumalat ja sellepärast ja kiitus Jumalale. Vaatame taevatähti, näeme Jumalat ükstapuha. Vaatame mingisuguse mikroskoobiga neid peenikesi asju, mis iganes on, neid aatomeid ja elektroone, näeme Jumalat. Sellepärast, et vaata, kõikjal on tegelikult on nagu üks maailm, mis on Jumal on tegelikult loonud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja vaata, vaata, kui sa näed Jumalat, siis sul on vastutus tegelikult selle Jumala ees. Vaata, kui sul on Jumal, siis tekib vastutus. Aga kui sa tahad ütelda, et Jumalat ei ole, siis ongi tegelikult vastutusest põgenemine. Mul ei ole mitte mingisugust vastutust, sest ise olen see Jumal. Lihtsalt võtan nagu selle koha. Ja sellepärast, aga täna, kallid, me oleme siin, et lihtsalt meelde tuletada seda, et see on puhaste südamete õndsus. Ja sellepärast on, kallid, niimoodi, et ega mida puhtam süda, seda paremini tegelikult Jumalat näed. Sest et see on puhta südame selline tõotus ja asi. Meie, kuidas ütelda, isegi meie südame tunnistus võib olla selline vahest nagu kuidas nässu läinud. Üldiselt võiks olla ütelda nii, et inimese südametunnistus, kui sellest nagu rääkida, ka süda ja puhas süda ja südametunnistus, mis on nagu igal inimesel tegelikult on olemas. Kui algselt võiks ütelda sedasi, et see peaks olema selline, et see täiesti toimib, kui selle järgi elada, Rooma kirjas Paulus ütleb, et vaata, kes elavad südametunnistuse järgi, toimivad, kes pole Kristusest kuulnud, Jumal nendega seal kohtus lahendab asjad ära, Jeesus on ise niikuinii see kohtunik, ta vaatab, kuidas on südametunnistuse järgi tegelikult elatud. Aga küsimus on nagu selles, et vaata, selle südametunnistuse tegelikult saab ära rikkuda. See on üks selline asi, et ütleme, et selle tõestuseks, ma võtan näiteks
Tiituse kirja lahti, Tiituse 1, 15 ja 16, kus on öeldud nagu südametunnistuse koha pealt just. Et osade inimeste südametunnistus täitsa nässus, jube nässus, nii hirmsal kombel. Ja ma loen siit esimese peatüki salmid 15 ja 16, kus on öeldud, vaata, ma rääkisin puhtast südamest. Puhtale on kõik puhas, aga rüvedaile ja uskmatule pole miski puhas. Vaid rüve on nii nende meel kui ka südametunnistus. Nad väidavad end tundvat Jumalat, aga oma tegudega nad salgavad tema, sest nad on jäledad, sõnakuulmatud ja ega ole ühelegi heale teole kõlblikud. Ja vaata, siin on nüüd niimoodi, et täitsa raske variant, mida praeguse aja maailmas on täpselt samamoodi ka. No hea küll, osad on need puhtad, nendega on korras, rüvedad, nende südametunnistus on ka rikutud, nende meel ja mõistus ja südametunnistus on rikutud. Nad isegi väidavad, et nad tunnevad Jumalat, sest me näeme praegusel hetkel ka neid no võiks ütelda, neid riigijuhte ja värke, kelle pärast palvetatakse ja toimub need asjad. Ja nad teevad seal samas julgelt tegelikult väga kurja siin selles maailmas. Väga jäledaid tegusid, väga ülbelt räägivad, väga halvasti käituvad. Ütleme, kes tohib minna Pühale mäele, kes ei vannu pettuseks. Kui palju on tegelikult pettus? Ma mõtlen sedasi, et ütleme, kui kuningad praegusel hetkel omavahel räägivad ja kui nad ei räägi niimoodi, et nende sõna maksab, sest et kui nendel on ikka oma pitseriga kirjad tehtud, kuule, need peaksid kehtima. Lihtsalt see niimoodi on. Ma mõtlen sedasi, et võta kas või Põhja-Koread, seal jooksevad ringi, kui see Kim oma suu lahti teeb, teised sealt kohe ruttu kirjutavad, sest kuninga suust midagi sealt tuli, sest nad usuvad sedasi, et see, mida ta ütles, et see nii on. Nad ei mõtle absoluutselt teistmoodi, et seal tuli järgmine seadus tuli välja, kui ta lihtsalt kuskil ringi käis, eks, sellises mõttes. Aga sa vaata, kuidas see rahvas on, ütleme, kes seal ümberringi on, nad on niimoodi usaldamas tegelikult oma juhti ja see peaks niimoodi olema. Aga need, kes tegelikult, ütleme, oma sõna ei pea, siis on niimoodi, et nende sõna absoluutselt ei maksa. Alguses see võib isegi maksta, vahest on niimoodi, et need kuningad teevad oma ütlemisi asju, siis me näeme, et maailmaturud kõiguvad, et kas hinnad tõusevad, langevad. Lõpuks on niimoodi, et see kuningas võib rääkida, enam ei tõuse ega ei lange. Sellepärast, et vaata, see niisama räägib alati, et ta niikuinii teeb teistmoodi, kuidas ta rääkis ja sellepärast, et inimesed on juba segaduses. Ja sellepärast, aga küsimus ongi selles, et nad väidavad ennast Jumalat tundvat, aga oma tegudega salgavad, sest nad on jäledad, nad on sõnakuulmatud ja nad ei ole ühelegi heale teole kõlblikud. Vaata, kui tugevalt räägib siin näiteks Paulus, kui ta kirjutab Tiitusele niimoodi. Ja seal kallid, ma ütlen, et kiitus Jumalale, et me ei loe seda tänasest ajalehest, see lugu. Saad aru? Siis oleks sellel ajakirjanikul nähtavasti nagu läbi tead. Et kui ta julgeks nagu neid mõtteid niimoodi nagu praegusesse aega kellegi suunal nagu ütelda. Aga me näeme sedasi, et me võime lugeda seda 2000 aastast sõna, mis samamoodi tegelikult meile avab nagu need asjad. Ja laulus 24, ütleme, laul 24 räägib, et Jumala päralt on kõik maailm, kes tohib talle läheneda, need, kes on süütud kätelt. Need võivad Jumalale läheneda. Kui käed ei ole süütud, sa Jumalale läheneda ei tohi. Südame puhtus. Seal Taavet, eks, laulus 51 ja 12 ütleb, et loo mul Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Sellepärast, et vaata, ta sai sellest asjast aru. Kaota see südame puhtus ära. Sa ei saa Jumala käest küsida nõu. Tal oli alati, kui keeruline olukord oli, läks palvesse, vahest pani selle mingisuguse salli ka kaela, mis seal oli, ma ei oska ütelda, mis nimega see oli, eks, et tooge mulle see ja ta palvetas, ta alati tegelikult otsis, et tegelikult Jumal, ma tahan saada praegusel hetkel sinu käest juhiseid, aga see on ainult sellisel puhul, kui sa oled puhta südamega, kui sinu hing ei imusta tühja ja kui sa ei vannu pettuseks. Ütleme, et siin ongi niimoodi, et sa lihtsalt valetad ja oled, ütleme, tema oli ka kuninga positsioonis, mees, kes nõnda ju seda rääkis. Ja kallid, niimoodi on, et need tohivad läheneda Jumalale ja selliste inimeste elude üle on tegelikult Jumala õnnistus. Ja siis on niimoodi, et on aeg praegusel hetkel otsida Jumala palet ka kuningatel. Ja teate, see laul lõpeb tegelikult, et siis tuleb see aukuningas. Ja see aukuningas on vägede issand, kes tuleb ikka. Ja ütleme, et ilmutuse raamatust, kui lõpust loeme samamoodi, et Jeesus tuleb sõjaratsul ja sellepärast on kallid, Jeesus ei tule enam beebina, kui ta tuleb, siis on see niimoodi, hea küll tuleb esimene kord pilvede peal, lähme pulma, kes on kutsutud. Aga teine kord, kui ta seal veel tuleb, siis ütleme, siis on ta niimoodi, et ta tuleb sõjaratsul ja ta tuleb siin korda looma siin selles maailmas. Nii et nii ta on.
aga meie ütleme, et kui me täna siin oleme, meil on väga tähtis, et meie, no kuidas ütelda, südametunnistus ja süda oleks puhas ja et me usk oleks siiras südames. vaata, Hebra kirjas on öeldud, et kuidas me saame minna Jeesuse vere varal siira südamega, tead, eks peame minema Jumala ette. Jumal tegelikult väga, väga ootab sedasi, et see oleks tõesti siiras, et suu ja süda oleksid kooskõlas. Vahest on ju niimoodi, et suuga nagu kiidame, aga süda ei kiida, ei austa Jumalat. Ja sellepärast on see nii, et Jumal paneb väga-väga seda tähele. Ma tahtsin 1. Timoteuse 1.5 teha lahti, siin olen märkinud selle koha, vaatame, mis seal on öeldud. 1. Timoteuse 1.5. Selle korralduse eesmärk on armastus puhtast südamest ja heast südametunnistusest ja siirast usust. No siin on räägitud, et ei oleks müütidest ja nendest igasugustest lõpututest sugupuudest ja asjadest, millesse inimesed vahest võivad sukelduda, mis on võib-olla põnevad. aga ta ütleb, et tegelikult on, mis meil on vaja? Meil on vaja puhast südant, head südametunnistust ja siirast usku. Vaata, tegelikult meie mõjume inimestele oma südamete kaudu. Me toome oma sellest südame tagavarast välja, kui sellest puhtast südamest veel rääkida ja sellest õndsusest, me toome midagi välja. Me räägime isegi välja, vaata, mis on südames, seda me räägime. Kas meie kõne on õnnistuseks või ei ole, eks. Kohe on, üks asi on see. Ütleme, et me võime vahest olla viisakad, aga üldiselt on niimoodi, et ega me väga kaua ei suuda, me ikkagi räägime nagu südame välja. See on meie kõikide tegelikult selline lugu. On sul avatud süda, siis sa räägid oma haavadest, on sul rõõmus süda, siis sa räägid rõõmust, tead, ütleme, oled sa kibestunud, siis sa räägid kibedusest, ütleme, et oled sa kedagi vihkamas, siis sa räägid oma vihkamist, sest et kõik need asjad on tegelikult seal olemas. Ja need tulevad tegelikult me suude kaudu ka tegelikult välja. Ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal, et me nagu jälgiksime väga seda, et milline on tegelikult meie südame olukord. Sest et sellest sõltub nagu nende inimeste elu, kes on meie ümber. Kui me oleme sellised puhta ja siira südamega, teistel inimestel on tegelikult väga hea, sest et me levitame tegelikult seda atmosfääri hoobilt. Ütleme, et sa ei pea rääkimagi isegi, kui sa kannad oma südames. Vaata, see tuleb nagu meiega nagu kaasa, sellepärast, et me oleme nagu mõjumas. Jeesus nägi, kui ta seal näiteks tervendab ära halvatu, eks seal, ütleme, need evangeeliumite alguse poole need lood. Ta näeb nende kurja südant. Tema teeb halvatu terveks, aga õhk on paks, sest osad ei ole rahul sellega. Aga miks sa ütlesid, et pattusid annad andeks? Protestivad selle peale. Kes sa siuke üldse oled, et sa julged siin pattusid andeks anda ja niimoodi rääkida? Aga Jeesus seda tegi. Aga ta tajus ära sedasi praegusel hetkel, et seda ei võetud lihtsalt vastu. Lihtsalt oldi täiesti teist meelt ja süüdistati teda, mõisteti teda hukka. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et mitte keegi ei ütelnud sellel esimesel hetkel. Aga Jeesus ise avas selle asja ära. Mis te siin mõtlete praegusel hetkel niimoodi valesti selle asja koha pealt? Ja sellepärast, kallid, puhas süda on suur õndsus ja õnnistus. Ja vaata, sealt ei tule absoluutselt mitte mingisugust niisugust vastikut asja, et teistel oleks ka paha. Aga kui on need, ütleme, need kavalad ja rõvedad, vaata, loeme selle, mis sealt südamest lähtub, vaata, need on need kohutavad asjad, võime neid lugeda küll. Mattiuse 15.19 loeme ka, sest süda peab korras olema ja lihtsalt loen, mis asjad tegelikult meie südames valvavad. Ja need on niimoodi, et ära pane ennast kõrvale, kui sa seda praegusel hetkel loed, et see ei ole võimalik. Kõik on tegelikult võimalik, kui Jumal oma armu ära võtab. Sellepärast, et vaata, mis meie südametes võib olla, mis võib sealt lähtuda, 15.19, kus on siin öeldud sedasi. Sest südamest lähtub kurja mõtteid. Kõik oleme kurja mõelnud teisest inimesest halvasti. Tead, et vahest on see niimoodi, et midagi on juhtunud, rahakott on kadunud või kes siin koosolekul oli. Mõtleme välja, kes see oli. Tead, mõtlemegi välja. See on niisugune tänavapoiss, nähtavasti tema. Tead, eks see on ju niimoodi, me oskame veel, need on kurjad mõtted, sest meil on lihtsalt on kohe niimoodi, ütleme, me ei mõtle sedasi, et keegi võttis mu rahakoti ära, et ta tahab sinna hulga raha juurde panna ja tagasi tuua. Me ei mõtle niimoodi hästi, tavaliselt me ei mõtle niimoodi, kui kadunud, siis on ikkagi, tead, mõttes tahtis ära varastada. Ja, aga meil on kuri mõte, meil ei tule head mõtet, miks ei tule? Miks ei tule sedasi, et kui auto on ära varastatud, et keegi viis pesulasse, et varsti tuleb puhta tagasi. Tead, eks, et tahab midagi head teha, tead. Meil tulevad kurjad mõtted. Ja sellepärast, et me oleme loomu poolest niimoodi nagu kuidagi häälestatud. Ja sellepärast on see nii, et vahest me mõtleme seda, see on patustele. Ja see on kõikidele. Tuleb mõrvamist. Aga mõtle, mis Jeesus mäejutluses ütleb sedasi. Kui sa ütled loll,
sõnaga tapad. No sa ei pea minema teist maha lööma, tead, eks. aga Jeesus tõstab selle kõrgemale tasemele, südamest lähtub see asi. Halvustad lihtsalt teist ja oledki seda teinud. Lähtub abielu rikkumist, abielu rikkumisel läheb ka, vaatad imustades, oled südames abielu rikkunud. Jeesus viib selle nii peenele tasemele, ütleb, et seal ei ole mitte midagi muud. Tuleb hooramist, tuleb vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Ja siis on niimoodi, et need asjad on need, mis tegelikult rüvetavad inimest. Markuse evangeeliumis 7:22 on täpselt neid asju veel kord kirjeldatud ja vaatame, kuidas Püha Vaim on selles lõigus ütelnud. Näed, sest 21 loen kõigepealt, 7:21. See rüvetab inimest, need asjad, mis südamest lähtuvad, need rüvetavad tegelikult inimest. Inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, ooramist, vargust, tapmist, abielu rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikkust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust ja rumalust. No lihtsalt uhkust tuleb. Ütleme, et selline asi võiks ütelda, et see vahest tundub kuidagi väga süütu. Aga Jumal ütleb, et see ei ole süütu, see on väga halb asi. Ja sellepärast me ütleme täna lihtsalt, kui oma südametele mõeldes, siis on niimoodi, et puhta südameõndsus on niimoodi, et vaata, kui need asjad on tegelikult nagu, kuidas ütelda, nagu võetud vangi Kristuse sõnakuulelikkuse alla. Sellepärast see on tegelikult on nagu, kuidas ütelda, see on meis kõikides, on tegelikult on olemas need asjad. Ja sellepärast on see, kallid, nii on väga oluline tähtis, et me tegelikult saavutaksime selle. See on võimalik tegelikult, et need asjad ei tule mitte kunagi esile, need ei tule mitte kunagi välja. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oleksime niimoodi issandale lähedal, et need asjad on. Nüüd on käsud kirjutatud meie südamesse. Vanas testamendis oli hoopis teistmoodi, see oli selline, kuidas ütelda, nii teine elu oli Vana testamendi ajal. Seal oli selline, et kes olid õnnistatud, vaata, kui Iisraeli rahvas oli hästi õnnistatud ja kui seal Bileam ja Balak. Seal on niimoodi, et Balakut saab Bileam, et kuule, nea see rahvas mulle ära. Ei saa needa. Õnnistavad sõnad kogu aeg tulevad Bileamil, kui ta räägib selle Iisraeli rahva kohta. Ei saa needa, sellest on Jumala kaitse all. Aga nüüd, kui ilmutuse raamatust loeme, mis koguduse kirjas seal see on, ma lugesin ka hiljuti, aga ei hakkagi täpselt ütlema. Aga seal on niimoodi, et vaata, see Bileam õpetas tegelikult hoorama. Ja vaata, sealt sai tegelikult, kuidas ütelda, see uks lahti tehtud, et Iisraeli needus tuleks. Aga mille pärast rõvedust propageeritakse siin selles maailmas? Et saaks hävitada inimesi. Et saatan saaks tappa. See ei ole lihtsalt, et need seksteemad ja need pornod ja värgid, et need on niisugused süütud asjad, et lihtsalt vaatad ja nagu mõnul, et ei, need on selleks, et ukse saaks lahti, et saaks tappa, et saaks hävitada. Ja tegelikult hävitab kõik. Hävitab mehelikkus, hävitab kõik. Olga Leedjääva kunagi rääkis, ütles just sedasi, ütles, et paljud poisid hävitavad oma mehelikkuse ära sellega, kui nad pornot vahivad. Nad ei ole pärast võimelised naise juures magama ega olema sellepärast, et lihtsalt sa oled ennast üle erutanud seal kogu aeg lihtsalt ebaloomulikus olukorras ja sa hävitad lihtsalt. Saatan tuleb tapma ja hävitama ja röövima ja kõike. Me ei räägi tavaliselt nendest asjadest, aga see on kõik selle nimel. Ta tuleb tegelikult, et lihtsalt tappa, röövida ja hävitada. Ja sellepärast on see nii, et me peame valvel tegelikult nende asjade koha peal olema. Need ei ole mitte mingisugused niisugused tühised asjad, et hoida nagu puhast südant. Hitleril öeldi teise maailmasõja ajal, sa kaotad Venemaale, sellepärast, et tüdrukud on süütud, et seal moraal on kõrge, et inimesed ei ela enne abielu kokku ja ütleme, et absoluutselt neid asju ei juhtu, nad elavad niimoodi, et on puhtad ja et õnnistus on lihtsalt selle tõttu on peal. No kas praegu on Venemaal selline õnnistus peal? Kas Eestil on selline õnnistus peal? Ei julge siin üldse nagu praegusel hetkel palju nende asjade koha pealt nagu selliselt ütelda, see pole minu asi hinnata, aga Jumal näeb seda, kuidas on Jumala rahvaga selles olukorras. Jälle Jumal näeb seda asja. Ja sellepärast, kallid, nii see on, aga need on puhta südame tegelikult õndsused. Ja siis on niimoodi, et kui süda puhas ei ole, siis see Jumalat ei näe.
ja siis istud seal järve vees ja mõtled oma miljoneid ja sadu miljoneid aastaid ja siis et see piiblilugu on ikka naljakas lugu küll, mis nad seal räägivad. tead, ja istusin ja kuulsin, mõtlesin, ma ei viitsi rohkem seda jutlust kuulata, mis seal järve ääres peeti ja tulin sealt tulema. Aga vaata, sa lihtsalt ei näe. Ja ma kunagi mäletan sedasama meest, ma isegi kutsusin ja mõtlesin, kuule, tegin tänava ääres tööd ja ta ikka jutustab palju tead ja mõtlesin, kuule, et räägin, no tule kogudusse ka. Ei tule. Kallid, tead, sa oled õnnis inimene, kui Jumal sind kutsub. Pühapa õhtul oli veel tegelikult üks lugu. Me ristasime paar noort inimest pühapa õhtul, pidi hommikul olema, õhtul tegime. See oli nii, et hommikul kella 9 kokku lepitud, aga kellaajad läksid sassi. Ja siis oli õhtul kell 9, mõtlesin, teeme järgmise variandi veel, et kui kell saab 9, uuesti sellel päeval, sest 2 korda saab 9, siis teeme õhtul uuesti korduse. Ja õhtul tegime. Tuldi varakult kohale, tund aega varem juba öeldi, et kartus hiljaks jääda, mina ütlesin, et ei, kell 9. Aga teate, sellega juhtus niimoodi, et nad ootasid ja olid järve ääres, siis nad tõid kaasa veel paar noormeest siia. Kes olid lihtsalt järve ääres ja ütleme, et kes natuke vist ka sõbrad seal kuidagi sellele ühele ristitavale seal ja siis me olime siin ja mina tegin nagu ikka seda ristimistalitust ja asja, räägime oma juttu ja laulame laulu ja läheme ja tuleme tagasi ja palusime siin õnnistust ja tegime need asjad nagu käivad. Ja siis oli niimoodi, et nende 2 noormeese pärast oli ka seal, lihtsalt oli seal ettepanek, et neid tuleb ka õnnistada, palvetada. Mina ütlesin, et vaba tahe, kes tahab, saab õnnistatud, kes ei taha, ei pea, et vägisi me siin midagi tee, sest Jumal ei tee mitte midagi vägisi ja oligi nii. Üks ütles kiiresti, jah, ma tahan, et palveta. Ja teine ütles ei. Ma muidugi ütlesin mõlemale, et vaba tahe, täiesti õigus käituda ja teha. Aga teate, samas ma nagu mõistan sedasi. Vaata, kutsutu võtab kohe selle kutse vastu. Ja siis on nii vahva näha, absoluutselt palju mitte midagi ei ole vaja. Ta on kohe valmis, jah, ma olen valmis, ma tahan. Ja sellepärast, kallid, see on nii tähtis, vaata, puhas süda näeb Jumalat, ta hakkab nagu tajuma seda, ta kuuleb ja sellepärast osad inimesed ei kuule, osad inimesed ei näe ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et kui me kuuleme, näeme, siis hindame seda väga, hoiame seda väga, ärme kaotame seda tegelikult ära, sellepärast, et ka head asjad võib ära ka kaotada, sest et kurat on tulnud varastama. Ta tahab tulla ja röövida selle sõna südamest ära. Eks, ta valvab sedasi, et kuule, läks hea sõna südamesse. Varastaks selle ära. Et kui sa koju jõuad, enam sul mitte, kui midagi meeles alles ei ole, et juba kõik on läinud sedasi, et käisid siin koguduses, midagi seal räägiti, et puhas süda on, aga ei tule meeldigi sedasi, et küsid, millest seal räägiti, ei tead, et mis sul täna räägiti. Sellepärast, aga kallid, kui me nagu oleme Jumala sõna koha pealt nagu rõõmsad, siis see ei kao tegelikult meil ära, siis see on meie meeles. See, nagu kuidas ütelda, see läheb meie sisse. See on nagu meie igas rakus nagu midagi korda saatmas. Ja sellepärast, kallid, see on võimas asi tegelikult on Jumala sõna. Jumal on oma sõnaga loonud maailma. Ta ütleb ja need asjad sünnivad ja sellepärast seda tuleb väga, väga kõrgelt hinnata. Nii et puhas süda, väga tähtis asi, ma usun, et võib selle puhta südame praegu siin kõrvale jätta nüüd selle mõttena, aga mitte südamena. Ja nüüd on nii, et vaimus vaene. Selle üle naerdakse, sest et Jeesuse õndsaks kiitmist, et need vaimust vaesed, need rumalukkused käivad seal koguduses aga kallid, tegelikkuses on see niimoodi, et alati, kuidas ütelda, peab olema meil, kuidas ütelda, kui me Jumal ette tuleme, see vaesuse tunne. Sest me Jumal on suur ja rikas. Ja kui me inimestena tuleme, siis me ei saa tähtsalt tulla tegelikult. See on selline, kuidas ütelda, et ma olen, lihtsalt ma kunagi, üks Jumala mees tuli meil linna. Räägin lihtsalt nagu natuks anonüümsemalt seda lugu ka. Ütleme, et päris tugev Jumala mees, kes tuli. Üks usuvendadest, kes siin Võru linnas elab, tuli kuidagi nii tähtsalt tervitama teda ja õnnistus soovima sellele Jumala mehele. Järgmine hetk oli ta kadunud, teda ei lubatud enam tulla nendele koosolekutele valudega eemal lihtsalt ära. Sellepärast, et vaata, kui sa rikkad saadetakse tühjalt minema, lihtsalt saadetakse. Maarja kiituslaulus on seda räägitud. Alandlikud, kes tulevad, need saavad armu. Tuled lihtsalt ka Jumala lapsena, mõtled, mis siit saad on, kolmapäeva õhtud ja mingi jutlus siin räägib, et mis sa saad
kui sa tuled tegelikult alandlikult, siis sa saad. Ja kui sa tuled niimoodi, et tuled rikkalt ja tähtsalt, kui sa ei ole see vaimus vaene, kui sa tuled teisel moel, sa lihtsalt tegelikult jääd ilma. Sest et Jumal turgutab tegelikult alandlikke vaimusi, Jesaja 57, ja rõhutute südameid, ütleme need lood, Jesaja 61 on samamoodi, et kuidas Jumal tegeleb nende alandlikega ja kuidas ta nende südameid parandab. Jeesus ütleb, mina olen tasane ja südamest alandlik, eks. Ütleme, see tasatus tuleb siin, varsti tuleb see teine koht tuleb veel ka. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime nagu selliselt, mõelda selle koha pealt, et tasub olla tegelikult alati tulla nagu sellise hoiakuga, et kui sa tuled Jumala kotta, et sa saad nagu Jumala käest midagi. Oswald Tärk, ütleme, et oli, möödunud sajandi väga võimas jumala mees Eestimaal, öeldakse, et sajandis üks sihuke sünnib, kes on. Tema oli selline, et kui lihtne vend oli kantslis, ta istus ja kuulas ja vaatas suu sisse. Teised küsisid vend, sa oled ise nii tark ja nii palju tead, ta luges oma 200 lehekülge päevas. Teate, ütleme, et oli väga suure lugemusega mees oli ka. Ütleme, et ta võis alati tegelikult sõna jagada väga targalt ja ütleme, et Jumal kasutas teda. Aga ta võttis alati tegelikult, kui ka keegi lihtne tõuses ülesse, ta uskus, et sealt kaudu võib Jumal rääkida. Ja võtta, see on nagu, sa oled vaimus vaene, sa oled valmis tegelikult, niimoodi, et sa ei mõtle, mis siin teised räägivad, ma ise tean kõik, eks. Ei tea. Ja sellepärast on nii. Ja siis on nende päralt on taevariik. Võtta, siin need õndsas kiitmised, mis on mäejutluse alguses siin, need on niimoodi, et need puudutavad meie maistelu ja need puudutavad igavest elu. Nende päralt on need taevariik, kes on vaimust vaesed. Ütleme siin, üks asi on selline, et kurvad lohutatakse juba siin selles maailmas. Õndsad on kurvad, nutjad, neid lohutatakse. Püha vaim saadeti trööstijaks siia sellesse maailma. Vajadusega. Tähendab, on küllalt neid nutjaid, on küllalt neid nutupõhjuseid, küllalt jätkub vahest meile endile ka neid asju. Ja sellepärast me teame sedasi, et Jumal on saatnud selle lohutuse ja me ei pea olema nagu niimoodi ehmatanud, et kui mingisugune kurbus tuleb. Selle jaoks on tegelikult lahendus Jumala poolt olemas ja neid lohutatakse. See on lihtsalt öeldud, et lohutus tuleb nendele. Õndsad on tasased, need sellised rahulikud, õrnad ja hellad, nemad pärivad tegelikult maa. See on maine asi, tasased pärivad maa. See on öeldud sedasi, laulus 37 on samamoodi, et vaata, neid õelad hävitatakse ära ja sellepärast Jumal on oma sõnas seda rääkinud, et ta teeb tegelikult seda igal päeval. Ja mina ikka ütlen sedasi, et kui veel hommikul tõused ja elu on kingitud, tähendab, nii õel ei ole veel ja saad oma päevade arvu täis elada. Sellest, et Jumal tegelikult koristab ära. Me siin, ütleme, et alles uudistest nägime sedasi, et äkki on niimoodi, et ühte meest ei ole, kes oli päris palju õelust täis. Ja äkki teda ei ole. Nüüd arutavad selle koha pealt, et ei tea, mismoodi see oli, et miks ta oli. Niimoodi on siin, et need päevad saavad tegelikult ühel hetkel kuidagi otsa. Need kuningas Herodes kukkus jala pealt ja ussid sõid, kui seal on selline lugu, et kui jäänud au Jumalale. Ja sellepärast on see niimoodi, et väga ohtlik on õelane elada siin maa peal. Ei tea ju, millal see armuaeg otsa saab. Aga tasased pärivad maa ja sellepärast kallid nii see on ja aidaku meid Jumal, et me saaksime neid tõotusi kätte, mis on ka siin selles elus meile. Sellepärast, et käesoleva elu ja tulevase elu tõotused on tegelikult meid, kui me Jumala sõna siin loeme. Siis õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Mille järgi meil tegelikult on nälg ja janu, tead, eks, et see on niisugune tugev asi tegelikult on nälg ja janu, mis meil inimestena tegelikult peab olema. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et vaata, et nälg ja janu õiguse järele, tõe järele, Jeesuse järele. Ütleme, nii kui täna palvetasime, et Jumala kohtute kätte anname asjad, ise ei lahenda, õnnistame neid, kes kurja teevad, palvetame vaenlaste eest. Küll on praegusel hetkel on hea, meile teatatakse kogu aeg, kes on vaenlased, kelle pärast tuleb palvetada, eks. Sellepärast, et vaata, meil on nagu elu on nagu mingis mõttes on nagu lihtsamaks tehtud. Ja see on niimoodi, et meil on niimoodi, et meile teatatakse, siis me ise vahest teame, kes on kus. Meil on kõikide pärast vaja palvetada. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jeesus ütles sedasi, et kuskil on vaenlane, siis teie olete need, kes te seal õnnistate ja teete seda. Me Jumala rahvana peame seda tegema ja sellepärast kiitus Jumalale. Meil on nälg ja janu õiguse järele, nii nagu Jumal on selle kehtima pannud. Ja sellepärast on see niivõrd oluline tähtis. Vaata, nälg ja janu, eriti suve ajal, nälg, ütleme, ei ole võib-olla suvel nii tugev, aga janu on tugevam, eks ütelda. Külmal ajal võib-olla sööd rohkem, et tahad midagi rasvast, et kere vahel oleks, et külm ei hakkaks. Aga
aga praegusel hetkel on niimoodi, mitu korda päevas jood, sul on nälg, sul on janu teatud aegadel, sa pead seda pidevalt tegelikult rahuldama. Johannese evangeeliumi 6:50 või 35 on selline hea ütlemine, kus on öeldud niimoodi, Jeesus ütles neile, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, kes minusse usub, see ei jänune enam iialgi. Meie oma nälga ja janu rahuldame oma issandaga. Lihtsalt on niimoodi. Ja vaata, kui sa oled usuelus rahuldamata, sa ei ole tegelikult Jeesuse juurde tulnud nagu sellisel moel. Siin on väga selgelt öeldud, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb. Mitte teise inimese juurde. Vahest me oleme nii, palveta sina mu eest ja ikkagi tee seda ja teist kõike. Tule issanda juurde. Tema tegelikult rahuldab sind, sa ei nälgi iialgi ja sa ei jänune enam iialgi, aga vaata, sul peab olema nälg selle issanda järgi ja see on tegelikult see õnnis nälg, mida sa rahuldad järjest ja järjest. Issanda lauast teed seda, see on see tõeline roog ja tõeline jook ja teed seda kogu aeg Jumala sõna lugedes, uurides, see on selline õnnistus tegelikult, mis olla saab. Ja üksnes Jumala juures on hing vait, nagu Taavet ütleb oma lauludes ja sellepärast see on niivõrd selline oluline asi. Nüüd on nii, et ma tulen korraks nagu tagasi, ma vaatasin oma märkuid, kui ma lugesin. Et vaata, need tasased pärivad maa. Tasased pärivad maa. No ütleme, et siin maailmas on sageli teistmoodi, tahetakse nagu jõuga võtta seda maad. Eks vaata, sõdadega võetakse ja Jumal sõna ütleb seda, et tasased pärivad tegelikult maa. Ta annab ajad ja rajad, et me otsiksime Jumalat, see on üks teistmoodi Jumala reegel. Jumal ei taha, et me oleksime kadestajad. Vaata, südamest lähtub neid kurji asju ja kadedust ja kõiki neid koledad asju. Teate, kadedus teeb tegelikult vaeseks. Ütleme, ma loen õpetuse sõnadest, vaata, selle koha peab ikka lugema, kui juba oleme siin. Õpetuse sõnad 11:24. Ja sest mina vaatan elu peale, mis ümberringi toimub. Mina vaatan lihtsalt ka niimoodi, mis riigid on võlgades ja mis riigid võlgades ei ole. Minu jaoks on see jutlus. Sest et meie riik ka praegusel hetkel pürib võlgadesse. Ja see on ohtlik asi, vaata, kui on võlad, siis puudus tuleb tegelikult kätte, eks. Aga õpetuse sõnad 11:24. Üks jagab välja ja saab üha lisa. Teine hoiab varandust ja ometi endal puudus käes. Ja osad on niimoodi, et tahaks kõik selle maailma rikkust saada kätte, teistest riikidest, vaestest riikidest, sest et vaata, need rikkused on kuskil on nagu maa sees ja saaks need maad ja saaks need värgid ja nad elavad nagu, vaata, see on see mammona viis. Ma ütlen, et see jube mammona jumal on tegelikult pandud vahest ka, tead, praegusel ajal nagu kristlaste pähe. Lugesin alguses, külluseski ei olene meie elu sellest, mis meil tegelikult on, absoluutselt. Jeesus ütleb, et see ei ole absoluutselt niisugune asi, millele tähelepanu pöörata, seda kõike muud antakse sulle peale. Ja sellepärast kiitus Jumalale, need pühapäeval pidasin oma elust seda jutlust, et ei ole püüdnud neid asju, aga kõik on Jumal tegelikult andnud, mida on vaja. Ja sellepärast kiitus Jumalale. See tundus seda siis isegi, ma mäletan, et kui isa, mind välja saatis nagu koguduse tööle, ta elas siis veel pool aastat ainult, eks, aga ise eluaeg oli ju pastori tööl. Ta ütles, et see on niisugune amet, et rikkaks sa ei saa ja vaeseks sa ei jää. Et ta ütles, et see on selline ase. Kui tuli vahepeal see rikkuse õpetus, siis oli see niisugune, et kus niisugust tohtis ütelda, eks. Aga see on tegelikult tõde. Ja sellepärast on see niimoodi. Sellepärast, et tead, need selle maailma rikkad, kui Jakobuse kirjast loeme, need on need, kes tegelikult teisi kiusavad. Meid tahetakse teha rikkaks usu poolest. Ütleme, selle maailma vaesed võiks ütelda. Jumal teeb rikkaks usu poolest ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ja vaata, rikkus on tegelikult see, kui sul ei ole nagu puuduse tunnet. Et sul ei ole puuduse tunnet. Et nagu, issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudus. Ja vaata, kui sul ei ole mitte millestki puudus, sind mitte millegagi kiusata ei saa. Aga kui sul millestki puudus on käes, siis vaene leidis sellest, sellega saab teda lõksu tõmmata, ta väga himustab seda. Ja sellepärast on see niimoodi. Kadedus teeb tegelikult väga vaeseks, see on õpetuse sõnad 28:22. No elame siin maailmas, peab rääkima neid päris asju, kuidas me elame. Siin on öeldud, kade mees tahab kiiresti saada rikkaks. Aga ta ei tea, et temale tuleb kätte puudus. Ja nähtavasti nad seda salmi ei loe. Ruttu teeme rikkaks ja esimeseks. Ja meie tahtsime ka 5 rikkama riigi juurde saada. Aga siin on öeldud, et puudus tuleb kätte, võlad kasvavad. No tunneksime me Jumala sõna, meil läks elu palju paremini.
usaldaksime seda. tead, ma mäletan seda, üks professor Tartu Ülikooli oma vaatas mulle kord, kui me olime Rõuge kuskil rahvamajas mingil valimise ajal, mina rääkisin ikka jumala õnnistusest nendele seal, kuidas asju lahendatakse. see vaatab oma läbi paksude prillid ja ütleb, et raha ka on vaja. Et kuidas me muidu need asfaltteed teeme. Meil ei olnud raha vaja, meile tehti ilus kivitee. Kiitus Jumalale. Ja sellepärast Jumal hoolitseb meie eest. No me ei ole mitte kopikatki maksnud, et seda kiviteed meile tehti, tead. Ja tehti ühele poole, tehti teisele poole. Meil on ilus tulla Jumala kotta. Ja sellepärast on niimoodi, Jumala õnnistus ise hoolitseb meie eest ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on. Ja kui sa alastad kehva peale, laenad issandale ja Jumala sõnas on tegelikult väga-väga palju ilusad õpetusi ja asju. Nii et ja siis on niimoodi, et need, kes alastavad, nende peale alastatakse, kes on kaastundlikud, vaata see on väga oluline asi, see 5-7 sealt õndsaks kiitmistest on see alastuse lugu, sest nende peale alastatakse. Vaata, see on jälle nagu siin. Vaata see, mida me praegusel hetkel teeme. No rääkida muidugi sellest igavesest alastusest ka, mida me kord pärime, eks. Aga kui me leiame siin samamoodi tegelikult, leiame alastust, siis õndsad on rahutegijad. No praegusel ajal on vahva aeg, nüüd on suured rahupreemiad ja värgid, muudkui teevad, eks, seda rahuteed. Aga Jumala sõna ammu ütles meile, et õndsad on rahutegijad. Nii palju, kui meist oleneb, nõudke rahu kõikide inimestega. Kallid, issand tuli rahuvürstina siin sellesse maailma. Aga Nobeli preemiat ei saanud, eks. Löödi ristided, eks. Aga ütleme, et aga Jeesus ütleb meile ka, et olge teie ka nii palju, kui meist oleneb. Teeme nii palju, kui meist oleneb naabritega, kõikidega. Tead, ma enam-vähem vist võin praegusel hetkel niimoodi mõelda, kui mõtled ümber parvele, et me oleme rahus kõikide naabritega. Vahepeal vaatan, et ega kellelegi varba peale ei astu siin. Et käime, tuleme pühapäeval ja oleme äkki siin palju, meil lapsed on naabrihoovis jooksevad ja vahepeal käin küsimas, et natuke, kuidas meiega siin on. Tead, õndsad on tegelikult, on rahutegijad. Ja sellepärast on see niimoodi, et teeme nii palju, kui meist tegelikult oleneb. Ja sellepärast on see nii, et issand ütleb meile, kes need rahutegijad on. Need on Jumala pojad, need on Jumala lapsed, tegelikult on öeldud siin pojad tegelikult need. No nii, õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse. Teate, ma ei tea, natuke on kiusatud elus mind ka. Ütleme, et teatud põhjustel ja vahest on, seda momente on nagu olnud. Aga teate, see tundub nii tühine, et üldse mida nutta selle pärast, kui keegi natuke kiusas. Ükskord keegi tuli mulle ütles, et teate, ma olen sust halvasti rääkinud. Ma ütlesin, aitäh. Häda neile, kellest ainult head räägitakse, sa täitsid ühe tähtsa osa ära. Inimene oli nii avameelne, tuli mulle ütles näkku, tead, ma olen sust halvasti rääkinud. Okei, tead, aitäh sulle. Sellepärast, et Jeesus ütles, et häda neile, kellest ainult head räägitakse. Mõtlesin, et sina lahendasid minu asja ära. Tead, ja minul seda häda kaela ei tule. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et need tagakiusud, need asjad, need muutuvad naeruväärseks tegelikult. Sest Jeesus ütleb, et õndsad olete teie. Tead, eks kui teid õiguse pärast taga kiusatakse, teil tuleb õnnetunne peale lihtsalt sellest. Õnnelik oled, et keegi viitsis kiusata, tead. Ja ta tegi seda selle pärast ja veel, kui seda issanda minu nime pärast tehakse, kui teid laimatakse ja taga kiusatakse ja kui teist valega räägitakse kõiksugu kurja. Peetrus oma kirjas ütleb, et häda, tead, kui sa oma patu pärast oled kannatamas, eks. Ja olge rõõmsad ja õisake, sest teie palk on suur taevas. Amen, aitab. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et oleme võinud praegu sinu sõna juures olla ja Jumal, me täname sind, et sa ei varja, kuidas õnnis olla siin selles elus. Isa, me täname sind, et sul on õndsused meie jaoks siin maa peal ja õndsused igavesti. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Jumal, me täname sind, et me ei pea olema siin selles maailmas mammona orjuses ja me ei saagi kahte Jumalat teenida, mammonat ja sind, ja sellepärast, Jumal, me oleme valinud sinu ja me armastame sind, me usaldame sind, me usaldame Jumal su sõna, me usaldame nii, nagu sina seda oled meile kirjutanud ja rääkinud. Ja Jumal, me täname sind, et sina puhastad meie südamed. Jeesus, sinu veri puhastab meie südamed. Isa, ma palun endale seda südamepuhtust. Ma palun seda oma õele ja vennale, et me võiksime rohkem tegelikult sind näha, rohkem sind mõista. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, ma palun seda, et anna meile kõiki neid õndsusi täna, millest me täna oleme siin rääkinud. Isa, me palume seda, et meil oleks nälga ja jänu sinu järele, et meil oleks alati nagu koht, et sina, Jumal, saad veel meid õpetada
õpetada ja veel meile midagi anda. ja Jumal, me täname sind, et sina lohutad ära kõik kurvad ja sellepärast, isa, me täname sind, et kurbus muutub rõõmuks, sa rõõmustad palvekojas, nii nagu su sõna tõotused on, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja isa, me täname sind, et me võime paluda seda, et meil oleks kaastunnet ja alastust nende inimeste koha pealt, kes on meie ümber siin selles maailmas, et me oleksime andestavad, et me südamest andestaksime kõigile, kellele andestama peab. isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et võime seda armu praegu paluda. ja isa, me palume samuti ka, et aita meid olla need tõelised rahutegijad. ja isa, me ei taotle siin mingeid Nobeli preemiaid ega asju, vaid Jumal, me täname sind, et me tahame lihtsalt omada seda nime, et me oleme sinu lapsed, seda kõrget nime tahame omada. Jeesuse nimel, isa, me praegusel hetkel palume, et me sinu rahvana, kus meie koguduse liikmed, kus iganes, las tuntagu neid kui rahutegijaid. Igas majas, igal tänaval, igas töökohas, isa, me täname, kiidame, et võime paluda seda õnnistust, et see tuleks sinu lastele. aga isa, kui on tagakiusu, siis aita meid seda õndsust ka kogeda. ja kui meid laimatakse sinu nime pärast, siis Jumal, me täname sind, et palk on suur taevas, isa, kiitus ja tänu sulle. me täname sind, Jumal, et sina oled kõik tegelikult hästi plaaninud ja isa, me täname sind selle ilusa sooja suvise õhtu eest, mis on meie käes ja me täname sind, Jumal, et sa oled oma sõna läbi meid julgustanud ja rõõmustanud. isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.